Tere kõigile! Täna vaatame üle mõned rööpkülikute ülesanded, mille kohta te olete öelnud, et nendega tekkis teil raskusi. Esimene on õpikust ülesanne 837, kus tuli joonestada rööpkülik. Rööpküliku tähed tippudes olid ette antud, R, S, T ja U. Ja nüüd oli 2 töökäsku. Esiteks teha diagonaal RT. Kui sa teed diagonaali RT, siia tekib 2 kolmnurka, mis on omavahel võrdsed, need tuleb välja kirjutada ja siis tuleb teha diagonaal SU. Samamoodi tekib 2 võrdset kolmnurka ja saab siis välja kirjutada, et kolmnurk RSTU on võrdne kolmnurgaga RT ja U ja teise diagonaaliga kolmnurk RUS on võrdne kolmnurgaga UTS. Järgmine ülesanne oli 838, kus tuli joonestada 2 mittevõrdset rööpkülikut, mille lähisküljed oleks 4 ja 3 sentimeetrit. Siis oli lisaküsimus, et kui palju nende andmete järgi rööpkülikuid joonestada saab. Minul on siin 2 erinevat, sinu omad on kindlasti veel rohkem erinevad, nii et nende andmete järgi, et lähisküljed on 4 ja 3, saab joonestada lõpmatult palju rööpkülikuid. Teine küsimus oli see, et kas nende rööpkülikute hulgas saab olla ka ristkülik ja ruut. Ristkülik nüüd saab küll olla, sellepärast et ristküliku lähisküljed võivad olla erineva pikkusega, aga ruut ei saa olla, sest et ruuduküljed peavad võrdsed olema, aga siin oli antud, et lähisküljed on 4 ja 3. Järgmine ülesanne oli 839, kus tuli joonestada rööpkülik lähiskülgede järgi, ja nüüd oli antud ka nurk nende lähiskülgede vahel. Nii, alustame joonestamist, mina alustaksin pikemast lähisküljest. Kuna on nurk antud, siis nüüd ma peaks malliga mõõtma siit 75 kraadi. Siin on siis see, kus kohas see 75 kraadi on, aga teine külg peab nüüd olema 45 millimeetrit ehk 4,5 sentimeetrit. Nii, ja siit edasi joonestan siis rööpküliku, teen alusega paralleelse külje ja ühendan ära. Nii et praegult on mul siis rööpkülik, lähisküljed on 6 sentimeetrit, 4,5 sentimeetrit ja nurk on 75 kraadi. Ja siin oli küsimus, kas nende andmete järgi saab joonestada ka mittevõrdseid rööpkülikuid ja selle vastus on ei, sellepärast et kui on juba antud ka nurk, siis nende andmete järgi tulevad meil kõigil täpselt ühesugused rööpkülikud. Järgmiseks ülesanne 856, seal on eraldi 4 osa, teeme ainult esimese. Oli öeldud rööpküliku 1 nurk, 38 kraadi, tuleb arvutada ülejäänud nurkade suurused. Rööpkülikul on 4 nurka, nii et paned endale kõik nurkade tähistused kirja ära. Ja 1 nurk 38 on terav nurk, joonise pealt terav nurgad on A ja C, nii et kirjutamegi siia siis ära, et see on siis 38 kraadi ja see on see nurk, mis on antud. Nüüd nurk B on nurga A lähisnurk. Lähisnurkade summa on rööpkülikus 180 kraadi. Nii et lahutame 180 kraadist ja saame vastuseks 142 kraadi. Ja paneme selgituseks ka, et lähisnurkade summa on 180 kraadi. Nii, nüüd järgmiseks C. Vastasnurgad rööpkülikul olid võrdsed. Nii et kuna A on 38, siis C on ka 38 ja selgitus ka vastasnurgad on võrdsed. Nii, ja D on vastasnurk omakorda nurgaga B. Nurk B oli 142 kraadi. Järelikult see on sama ja jällegi, et vastasnurgad on võrdsed. Ja rööpküliku 2 nurka on siis 38 kraadi ja 2 nurka on 142 kraadi. Järgmiseks ülesanne 861. Rööpküliku 1 nurk on teisest 3 korda väiksem ja tuleb arvutada rööpküliku nurkade suurused. See on siis olgu lausega ülesanne, kus tuleb hakata võrrandit koostama. Olgu rööpküliku 1 nurk 3 korda väiksem ehk x kolmandik ja teine nurk x. Saame võrrandi x kolmandik pluss x võrdub 180 kraadi. Nüüd, kuna võrrandis on sees murd, siis murru vabanemiseks tuleb ühise nimetajaga kõiki liikmeid korrutada ehk siin siis 3-ga.
kui korrutan 3-ga, siit kaob murd ära, x korrutub 3-ga ja 180 ka korrutame 3-ga. Nüüd on meil vasakul pool 4x, paremal pool 540, see tuleb siis jagada läbi 4-ga. Ja kui ma siit 4-ga läbi jagan, saan, et x on 135 ehk teine nurk on mul 135 kraadi, kuna x-iga oli tähistatud teine nurk. Ja esimese nurga leidmiseks tuleb nüüd see x jagada 3-ga, 135 jagatud 3-ga on 45 kraadi. Nii et rööpküliku 2 nurka on 45 kraadi ja 2 nurka 135 kraadi. Järgmiseks ülesanne 862. Rööpküliku 1 nurk on teisest 34 kraadi võrra suurem. Leia need nurgad. Jällegi olgu lausega ülesanne, nii et paneme kirja olgu lause. Olgu 1 nurk teisest 34 võrra suurem ehk x pluss 34 ja teine nurk siis x kraadi. Kuna jällegi ma tean, et lähisnurkade summa on 180 kraadi, saan võrrandi x pluss 34 pluss x on 180, x-id ühele poole, arvud teisele poole ja saan kätte, et 2x on võrdne 146-ga. See nüüd tuleb mul jagada läbi 2-ga ehk x-i kordajaga ja saan kätte, et x on 73 kraadi. Ja x on mul siis teine nurk. Ja et leida esimest nurka, tuleb mul teisele 34 juurde liita. Ja saan kätte, et teine nurk on 107 kraadi. Järgmiseks ülesanne 890. Siin tuleb esmalt joonestada rööpkülik kirjelduse järgi, siis joonestada kõrgus, mõõta see ja arvutada siis rööpküliku pindala. Mina alustan joonestamist pikemast küljest, siin on 6 cm. Nüüd tuleb mõõta 30 kraadi. Kui sa siit malliga 30 kraadi ära mõõdad, siis minul tuleb siia joon, 30 kraadi joon. Ja teine külg peab nüüd olema 4 cm. Nii, kui ma olen mööda seda 30 kraadi joont teinud ära 4 cm, siis siit saan juba edasi minna rööpküliku joonestamisega. Nii, kui minu rööpkülik on valmis, ma võtan selle 30 kraadi joone ära, siis öeldi, et tuleb joonestada kõrgus. Kõrgus on siis külgede vaheline ristlõik. Siis tuleb see kõrgus ära mõõta, minul tuleb see 2 cm ja arvutada pindala. Kuna kirjelduse järgi on meil kõigil ühesugused rööpkülikud, siis peaks ka kõrguse pikkus tulema meil täpselt ühesugune. Nii, kirjutame välja valemi, rööpküliku pindala valemi, S võrdub alus korda kõrgus, A pikkus ja H pikkus, paneme tähistused ka joonisele, A on siin alus, A on meil kõrgus. Need väärtused on meil siin olemas ja teeme siis arvutuse, et S võrdub 6 korda 2 ja see võrdub siis 12 ruutsentimeetrit. Ja viimaseks ülesanne 892, kus nüüd joonist tegema ei pidanud, vaid pidi arvutama maantee ja raudtee vahelise rööpküliku kujulise maatüki pindala hektarites. Ja antud on siis maantee kaugus raudteest ehk tegelikult selle rööpküliku kõrgus. Ja maatüki maanteepoolne serv ehk siis tegelikult üks külg, mille tähistame A-ga. Nii, ja paneme andmed ka kirja. Kuna vastust küsitakse hektarites, sa tead, et 1 hektar on 10 000 ruutmeetrit, siis oleks meil mõttekas arvutada meetrites, et meie pindala vastus tuleks ruutmeetrites. Nii, teisendus on tehtud. Hektari ja ruutmeetrite vaheline teisendus on ka kirjas ja nüüd saab teha siis rööpküliku pindala arvutuse ja teisendada see ruutmeetrites tulev vastus hektariteks. Esialgu tuleb vastus meil 59 200 ruutmeetrit. See tuleb jagada siis 10 000-ga, et saada hektarites tulemus ja siis vastus ongi 5,92 hektarit ja saad välja kirjutada ka vastuse, et selle maatüki pindala hektarites on 5,92.
ma loodan, et sa jõudsid kõik need ülesanded läbi mõelda ja said aru, kuidas nende ülesannete korral mõtlema peaks.